Mida siis teha võlavähendustsükli pehmendamiseks? Probleemiks on see, et võlakoormused on liiga suured ja nad peavad madalamaks saama. On olemas 4 viisi, kuidas see juhtuda saab. Inimesed, ärid ja valitsused vähendavad oma kulutusi, võlgasid vähendatakse läbi võlgade tühistamiste või restruktureerimiste, rikkus jagatakse ümber selle omajatelt neile, kel seda on puudu, või keskpank prindib uut raha. Need 4 viisi on juhtunud igal võlavähendusperioodil hiljutises ajaloos. Tavaliselt lõigatakse kulusid kõigepealt. Nagu just nägime, inimesed, ärid, pangad ja isegi valitsused tõmbavad kulutustega koomale, et saaksid oma võlgu paremini maksta. Sellele viidatakse kui austeriteetsusele ehk kokkuhoiupoliitikale. Kui laenajad lõpetavad uute võlgade võtmise ja alustavad vanade võlgade agressiivsemat tagasimaksmist, peaks ju üldine võlakoorem vähenema, aga juhtub vastupidine. Kuna kulutamist vähendatakse ja ühe mehe kulutused on teise sissetulekud, põhjustab see sissetulekute vähenemist. Kulud kukuvad kiiremini, kui võlgasid ära suudetakse maksta ja võlakoorem muutub hullema. Nagu minevikus oleme näinud, see kulutuste vähendamine on deflatsiooniline ja valus. Ärid peavad kulusid vähendama, mis omakorda tähendab vähem töökohti ja suuremat tööpuudust. See viib järgmise sammuni. Võlgu peab vähendama. Paljud laenajad leiavad, et nad ei suuda oma laenusid tagasi maksta ja mäletad, laenaja võlad on laenuandja varad. Kui laenajad ei maksa pangale tagasi, muutuvad inimesed kartlikuks, et pank ei suuda neile tagasi maksta ja ruttavad pangast raha välja võtma, kas hoiukontodelt või investeeringutest. Pangad satuvad surve alla ja inimesed, ärid, pangad võivad pankrotistuda ehk saada võimetuks laenusid tagasi maksta. See tõsine majanduslik kokkutõmbumine ongi surutis. Suur osa surutisest on inimeste avastus, et paljude asjade väärtus, mida nad arvasid oma vara või rikkus olevat, ei eksisteerigi enam. Lähme korra tagasi baarileti äärde. Kui ostsid õlle ja panid selle enda arvele raamatusse, lubasid sellega baarmenile tagasi maksta. Sinu lubadusest sai baarmeni vara. Aga kui sa oma lubadust murrad, kui sa talle tagasi ei maksa, ehk sisuliselt tühistad ühepoolselt oma baari arve, siis ei ole baarmeni vara tegelikult mitte midagi väärt. Ta on põhimõtteliselt tühja kohta haihtunud. Paljud laenuandjad ei taha, et nende varad haihtuksid ja nõustuvad võlgade restruktureerimisega. See tähendab, et laenuandjad saavad vähem raha tagasi või saavad oma raha tagasi pikema ajaperioodi jooksul või madalama intressiga, kui algselt kokku lepiti. Kuidagi muudetakse aga lepingut nii, et see vähendab võlasummat. Laenuandjad eelistavad saada natuke millegist kui kõike mitte millegist. Ehkki võlg haihtub, põhjustab võlgade restruktureerimine ka sissetulekute ja varade väärtuste langemise kiirenemist. Seega võlakoormuse halvenemine jätkub. Nagu kulutuste vähendamine on ka võlgade restruktureerimine deflatsiooniline. Kõik see aga mõjutab keskvalitsust. Seda kuidas, räägime järgmises ampsus.